jätkame oma lõunajärgset päeva väikese ühisaruteluga. Et kui siiamaani me kuulsime sellist ametlikku liini, mis meil tegemas on, siis klassikalise arhitektina me tahaksime erinevaid arhitektuurivaateid ja selleks me siis kutsusime siia paneeli natuke nende erinevate vaadete esindajaid. Et kõigepealt paluksin lavale Kristo. Ma arvan, et Kristo vist väga tutvustamist ei vaja. Endine riigitehnoloogiajuht, täna siis mitme mütsi kandja nii GovStackis kui Digital Nationis. Tere! Järgmisena paluks Alvari. Alvar on siis Transpordiameti peaarhitekt. Tervist! Ja viimasena Oliveri. Oliveri on meie värske IKI peaarhitekt. Kaua sa nüüd ametis oled? 5 nädal algas. Äge. Ja mul oli päris selline teadlik plaan, et võtta veidi siuke kirju seltskond, et on nagu endiselt sisemist ja nüüd välist vaadet, on siis selline praktiku ja pika elukogemuse vaade ja siis on jälle siuke väljas sisse tulija vaade. Et järsku selle peale tekibki siis mingisugune tõde meil siin. Ja tegelikult ma võib-olla, Kristo, alustaski nagu sinuga, et sa nüüd oled aasta jagu riigist väljas olnud ühelt poolt ja teiselt poolt sa oled nüüd tegeled nagu sarnaste teemadega hoopis teise nurga alt ehk GovStackis ja Digital Nationis, et mis tunnetega sina täna neid esitlusi kuulasid ja kui palju on muutunud ja kui palju ei ole muutunud ja kui palju sinu perspektiiv on muutunud? Jaa, see on hea küsimus, alati on huvitav tulla just esimest korda sellisele üritusele tagasi, mida ise sai kunagi veetud korduvalt ja vaadatagi natuke tagasi veel aastaid enne seda, et mulle meenub see Tallinn Digital Summiti taksosõit sinuga, kus sa ütlesid, et sa käisid kuskil esindamas, rääkisid riigi probleemidest, mis oli majanduskomisjonis või kuskil. Ja ütlesid, et jaa, me mäletame küll, et Siim Sikkut käis aastaid enne siin samadest asjadest rääkimas. Natukene on ka siin seda sama asja, et on näha, et räägitakse nendest samadest nagu probleemidest, samadest murekohtadest, aga väike vahe on olnud ju, on see, et meil tegelikult on nüüd veel rohkem. Kui te vaatate XT päringuid, kui te vaatate andmekogude arvu, mis XT-ga on ühendunud, siis see arv on ju suurem. Aga probleemid on nagu samad, et probleemid, millest me rääkisime 5-6 aastat tagasi, mis vajaksid adresseerimist, et paljud nendest tegelikult ei ole ju progressi saanud ja on tekitanud olukorra, kus nüüd on lihtsalt veel rohkem, mida peab adresseerima. Aga positiivse külje alt see sama näide, et 80% sellist nagu, et kui 80% käibest teeb 20%, siis ma ütlen, et 80% kõige suuremat impacti teeb ka 20% tegelikult nendest headest inimestest, kes siin on võtnud selle suuna juba aastaid tagasi, et teha asju paremini. Et need hüpped, mida ma olen kuulnud täna, mida Smith on teinud pilve osas, on märkimisväärsed. Need samad mikroteenuste osas Martin Õunapi näitel, mida Tehik on nagu teinud, jällegi, neid asju ei olnud 5 aastat, 6 aastat tagasi. Ja selliste ürituste raames ma astun nostalgiliselt tagasi siis enda kas esimene või teine arhitektuurinõukogu, mida ma korraldasin, kus ma otsisin ka mõttekaaslaseid. Otsisin inimesi, kes siis nagu ka vaatavad, et okei, mikroteenused, domeenist juhinduv disain ja kõik sellised asjad. Ja seal oligi siis Martin, istus seal ühes lauanurgas introverdina ja siis silmad läksid tal särama, sest me leidsime samasuguse keele. Ja üks valdkond on meeletu transformatsiooni läbi selle saanud. Et nüüd on lihtsalt see challenge on siis teile erinevad juhid, valdkonnajuhid, peaarhitektid. Otsige siis enda seast selliseid, et kas see on siis Oliver, kellel siin silmad veel säravad, sest ta on alles 5 nädalat olnud riigis, või siis keegi teine, kes jagab teiega seda sama visioon, eks, et otsige sellised inimesed ja võimestage neid, sest muutused ei tule enamusega, sest enamus tegelikult oma loomult otsib status quo'd. Et asjad oleksid okei, rahulikud, tulevad mingid kriisid, ma kohaldan natuke selle kriisiga vastavalt. Aga päris nagu see läbimurre tuleb 20% seast ja otsige need inimesed üles, et kui te tegelikult tunnete, et need probleemid kõnetavad nagu teid, siis otsige need 20% üles, ärge üritagegi veenda enamust. No
nüüd ma saan siis aru, et ma olen kogu aeg mõelnud, et kuidas mul on nagu vedanud, et niisugune nagu vedajate peaarhitektide punt on nagu, kellega koostööd teha, aga nüüd ma saan aru, et sa lihtsalt nagu soputasid midagi sinna Martini joogi sisse ja sellest peale ta nagu endiselt nagu paneb sama teemaga edasi. Alvari ma valisin nagu eri põhjustel, et üks oli lihtsalt see, et me kuidagi oleme vist nagu, meil mõlemal on niisugune 30 aastat IT-karjääri selja taga ja oleme nagu siin paralleelselt nagu liikunud nendel teemadel. Ja teine põhjus on see, et Alvar nagu on üsna häälekas sotsiaalmeedias ja üsna kriitiline ja oma arvamusi enda teada. Ja see tuletab mulle meelde ühte isikliku elu etappi, kus töötasin panga IT-s ja tuli uus juht ja hakkas muutma. Ja siis mõne aja pärast mul oli temaga raske vestlus, kus ta nagu ütles mulle, et Madis, et sa töötad nii vastu. Ja siis mina üritasin jälle seletada, saa aru, et ma ei tööta vastu, see on minu viis aidata kaasa, et ma otsin neid probleeme, mida lahendada, sest siis saab nagu edasi liikuda. Et ma nagu tunnetan natuke Alvaris sama nagu asja, aga ma küsikski sinu käest, et mis mõtetega nagu sina istusid ja kuulasid praegu neid esitlusi? Oli see siis kõrgete pagunitega esinejate esitlusi või juba nagu oluliselt nagu praktikumate esitlusi, et mis pilt sulle avaneb ja kuidas see sinu niisuguse igapäevaeluga nagu kokku klikib? No, et aru saada üldse, et miks ma nii kriitiline olen, siis tegelikult ongi, sest 30 aastast 28 olin ma täiesti erasektoris, et avalikus sektoris olen olnud 2 aastat. Paradigma muutus oli niisugune, et võttis ikka vaiba alt ära, et 6 kuuga oli niisugune tunne, et mida ma siin üldse teen, et kuidas seda suppi süüakse, millise lusikaga ja mitu auku seal lusika sees on. Nüüd ma olen natuke õppinud seda tantsu tantsima, seda tantsitakse lihtsalt teistmoodi. Ja kui ma nüüd siin kuulen, siis tegelikult ega väga palju ju kõnetas. Väga palju oli häid pidepunkte, lihtsalt väike häda on selles, et seda juttu ma olen juba mitte 2 aastat kuulnud, vaid 10 aastat kuulnud, aga tegusid ei ole väga palju. Et kui me räägime, siis me peaksime rääkima ikkagi mingisuguste plaanidega ka. Praegu ka väga palju nagu suuri plaane või konkreetseid plaane ei olnud, natuke oli, Martini esitluses olid ikka natukene mingid aastaarvud olemas, ähmased, aga siiski, väga hea. Et lihtsalt meie häda ongi selles, et Eesti riigina, me oleme nii väikene riik, me ei saa igas liivakastis hakata auku kaevama, et äkki tuleme kokku, kaevame ühe suure ja ägeda augu, kus saab hästi palju märga liiva, mitte igaüks vehib ise oma lavidega. Ja teiseks, et asjad ei pea näima head ja õiged, vaid olema head ja õiged. Ja selleni me jõuame ainult siis, kui me räägime asjadest õigesti ja õigete nimedega ja oleme ka natuke kriitilised nii enda suhtes kui ka teiste suhtes. Kui me tekitame niisuguse positiivse õlalepatsutuse koridori, siis ei olegi midagi muuta ju. Kõik on ülihea ju, mida me muudame, kuhu me läheme, mida me tormame? Oliver, sinul, mis sa arvad, mis see küsimus sul on? et värske tulija ka erasektori taust, et kas nagu see, kuidas see šokk on nüüd ja kuidas sinu esmamuljed on? Ma ütleks, et seda ahastust veel ei ole. Võib-olla pole veel pool aastat olnud. Ma ütleks, et võib-olla Rikki minek oli ka natuke softim landing, et meil on hästi palju arendajaid seal in-house, et ta võib-olla sarnaneb rohkem siuksele arendus erasektori ettevõttele kui riigiasutusele, kus sul on nagu hanke raames tehakse arendust. Aga eks mingid asju, mis ma olen siin meie arhitektidega rääkinud, siis ikka on niisugune peas väike küsimus, et miks nii? Et saaks teistmoodi või et kus see konks on, et miks nii on jäänud teha, aga ei, ma veel ei tunne seda, et ma oleks nagu kuhugi sohu sattunud. Kristo, kui mina nagu tegin oma presentatsioone, siis ma alguses tegin mingeid presentatsioone nagu sissepoole, siis ma järsku pidin päris palju tegema nagu välismaalastele esinemisi. Ja siis ma nagu ühel hetkel tabasin, et ma olen nagu sellesse auku kukkumas, et ma nagu lähen välismaalastele ka meie muredest rääkima. Et sina oled nüüd nagu natuke nagu uutes rollides, et on see siis Covstackis või DN-is, et kui palju nüüd see, mida sa nagu igapäevaselt teed ja lükkad ja kui palju see nagu erineb, ütleme nüüd tänase nagu Eesti avaliku sektori igapäevast ja kas sa näed ka mingisugust sellist, üks asi on lihtsalt, et hea küll turundus, et sa räägid asja ilusaks, aga ka seda, et kas mingid rõhuasetused on ka teised üldse või et? Jah, see on selles mõttes huvitav, et kui enne, kui ma riiki tulin, mu esimene kogemus oli SMIT-is, kus ma olin 8 kuud ja siis
umbes 8 kuud on see hetk, Oliver, pane tähele. Kus sa mõtled, et äkki peaks ära minema. Ja siis seal oli ka piisavalt organisatsioonilised muudatused ja ma sain aru, et arhitektina ma kartsin, et mul oli see tunne SMIT-is, et mingid vead on juba nagu tehtud ära enne seda, kui ma jõudsin ise üldse selle projekti nii. Et kuidagi see otsuse ahel, tihti arhitektuurilised otsused, mis on äriliselt ilmselgelt alati ajendatud, et need tehakse alati enne ära ja siis ma olin valmis riigist ära minema, aga õnneks Siim Sikkut rääkis mind ümber. Siis see 5 aastat riigis, nähes, kuidas riigi sees see policy ja see poliitika kujundamine ja arhitektuuri vedamine ja tehnoloogia strateegia käib, siis enne seda erasektor ja nüüd siis tegelikult vaadates väljaspoole, see on natukene selline, et sa vaatadki nagu samale asjale erinevate nurkade pealt ja rahvusvahelise nurgalt, mida ma ütleks, siis hästi palju see vastab tõele, et tegelikult on meil hästi, sest võrreldes erinevate riikidega, kas siis noorte riikidega, kes alles nüüd hakkavad digiga tegelema või siis nendega, kes juba on, meil nendega võrreldes on ikkagi väga-väga hästi. Ma olin Kairos ühel üritusel, kus üks Taani härrasmees tuli minu juurde ja küsis, et kuule Kristo, et mis värk see on, et Taani oli selles ÜRO raportis esimene, aga kõik ikkagi jätkuvalt räägivad, et Eesti on number 1. Ja ma ütlesin, et see on kahjuks paratamatu, et vahet pole, kui hea see Androidi telefon on, kõik arvavad jätkuvalt, et iPhone on parem. Et see on see samasugune olukord, et me oleme tegelikult nii eristunud juba, et vahet pole, kas me rankingus oleme esimesed, teised või oleme kuskil 10. Eks me eristume nii väga, sellepärast, et me oleme nii palju juba kurvist ees, nii palju asju juba teinud. Aga see tuleb oma miinusega. Ja see miinus ongi see, et seda on järjest rohkem. Eks meil on vaja kuidagi nagu olukorras, kus meil ei ole neid inimesi maagiliselt juurde tulemas, ei ole kasvamas ka erasektor maagiliselt nende inimestega, kes suudaks seda tuge nagu pakkuda. Ja kuidas me selle koormusega toime tulema, et see pilt, mis näitas, et 3% süsteemidest on tegelikult väga kehvas olukorras ja mis on kriitiliselt tähtsad süsteemid meile. Kui ma oleksin suure organisatsiooni omanik, siis minu jaoks see oleks absoluutne kriis. Kriis, see pilt iseenesest on ju automaatne olukord, mis vajab kohe adresseerimisteks. Aga samal ajal ma ütlen nagu seda, et ei tasu ka seda tiigrit aeglaselt teoks teha, nagu see järjekordne pildi üleminek seal oli, et näiteks rääkisin Tansaaniaga, siis Tansaania kirjeldas oma seda plaani, mida nad teevad nõusoleku teenusega ja mul hetkeks võttis korraks sammu tagasi, sest ma mõtlesin, et ma kuulsin valesti. Aga mida nad ütlesid on tegelikult selle, et mitte ainult nad ei taha teha nõusoleku teenust niimoodi, et nad näitavad kodanikule välja, nagu me näitame kodanikule välja, et me kasutasime nende andmeid, et te näete, et politsei päris teie andmeid, kui te saite trahvi või midagi. Mitte ainult siis, kui on olemas nõusoleku teenus, et ma annan erasektorile nõusoleku pärida andmeid, vaid et nõusoleku teenus peaks olema ka riigi sees. Ehk siis, kui riigi üks organisatsioon tahab näha kellegi teise andmeid, siis ta küsib kodaniku kinnitust selle kohta. Kodanik saab teavituse, kas ta on nõus, et tema andmeid automaatselt kasutatakse selles protsessis. Ja see oli minu jaoks nagu see, et see on Tansaania. Eks natukene selline rumal valgemehelik mõtlemine, aga tegelikult reaalsus on nagu see, et nendes riikides vaadatakse juba innovatsioonikihile andmevahetuse osas, kuhu me veel ei ole jõudnud ja meie arhitektuuril on raske nagu jõuda kergesti. Eks? Et me peame selliseid asju nagu meeles hoidma, et see on huvitav perspektiiv ja kindlasti soovitan jälgida seda, mida siis rahvusvaheliselt ka tehakse digivaldkonnas, et mitte ainult vaadata, et kui raske meil on, aga äkki annab inspiratsiooni ka see, mida mõned teised riigid teevad väljaspool. Ma oskan lihtsalt siin väga ilusa omaenda nagu minevikust analoogi tuua, et ma mäletan seda, kui pangandus alguse sai, kuidas käisid nagu suurte pankade esindajad ja ütlesid, et maksate miljoneid ja väga aeglaselt tuleb ja siis nad ei suutnud ära imestada, kuidas me kähku liikusime. Aga ma mäletan ka seda, kuidas kusagil 90ndate lõpus meie enda nagu tuttavad nagu IT-tarnijad, kes toimetasid idas, tulid ja ütlesid, et kuulge, et te siin elate veel endiselt juba heas arvamus, et teil ei ole hästi kõik, aga tegelikult minge vaadake üle maailmas, need hakkavad teist ammu mööda minema, et on see siis Hiina, on see Venemaa, on see Poola, et uusi innovatiivseid teenuseid tuleb peale, et ärge nüüd magama jääge. Muuseas, kõigile ka väike soovitus, et see workshop on endiselt lahti ja kui te tahate kurjakiuslikke küsimusi küsida, siis see võimalus on teil täitsa olemas. Aga mul on nüüd küsimus nagu natuke nagu kõigile või igale ühele teist, et kõik need teemad, mis siin läbi on käinud, siit on mingisugune nagu muster tekkinud, et kas teil ka kripeldab, et mingi asi sellisel tasemel, sellises kontekstis pole üldse lauda tulnud, mis teie arvates nagu peaks? Alvar näiteks. Tegelikult, kas just arutatud, aga siit ju
kumas selgelt läbi, et kõik on tegelikult teadvustanud, et mingisugused kas siis oma asutusesisesed või riigiülesed baasteenused, kesksed teenused on vajalikud. See on kõik tore, see on väga äge, me oleme ka seda teadvustanud ja hetkel me lõhume oma kõige suuremat monoliiti mikroteenusteks ja selle raames räägime me ka oma kesksetest teenustest, aga me pole rääkinud kommunikatsioonist, üleriigilisest kommunikatsioonist omavahel, sest tegelikult me praegu jällegi, meie jookseme oma raja peal oma arust üksi, aga tegelikult me jookseme ju kõik koos ju. Et me võikski koos siis joosta. Et see kommunikatsioonikiht on kuidagi täitsa unarusse jäänud, igaüks saab aru, et tal on mingisugused ägedad teenused, kes siis mõtleb teenuse koodi tasemel jagamisse andmised, kes mõtleb üldse riikliku teenusena väljaandmisest, et saavad kõik risti-rästi kasutada. Aga me ei teagi sellest, nüüd sain teada, väga tore, vaata, kõik mõtlevad samamoodi nagu meie, et oleks enne teadnud, võib-olla osasid asju ise ei teeks, võib-olla osasid asju pakuks teistele, et selle peale peaks natuke äkki mõtlema. Koos oleme tugevamad ju. No luban enda poolt anda siis kõik, et seda rohkem juhtuks ja nii-öelda ma arvan, et see on täpselt see asi, kus kõik saavad ka oma panuse anda, et see juhtuks. Et püüame siis edaspidi paremini. Oliver, mida sina? Sul kripeldab juba hingel pärast seda esimest 5 nädalat. Peale 5 nädalat veel ei kripelda. Ma pigem vaatan seda selle pilguga, et on asju, mida on võimalik teha paremaks just Riki sees, et eks meil ka natukene on võib-olla seal tiimides ise tegemist ja sükest, proovime ikka meie jalgratast teha, et meie oma tuleb kindlasti kiirem, ägedam, rohkemate käikudega, aga Võib-olla tuleb ka. no võib-olla, aga selles mõttes siis võib-olla see pole õige koht. Et selles mõttes, et jah, et seda leida see tasakaal, et ühelt poolt nagu kasutada tsentraalseid juppe, aga teisalt, et just seesama, et kus seda innovatiivsust nagu hoida, et anda, katsetada, et okei, proovi siis ise teha seda jupikest, aga et millal siis tuleb see võib-olla juhe välja tõmmata ja öelda, et kuule, ei tulnud midagi, et proovime jääda ikkagi nagu tsentraalse teenuse juurde. Me võib-olla olemegi ära kaotanud natukene selle julge ja pideva pokkimise julguse nagu. Fail fast. Et natuke kuidagi ei ole seda julgust, et proovime, teeme ja teeme suurelt, et ärme tee oma nurgas. Kui ma mõtlesin nendele, ongi need slaidi esitused, paar asja, mis mind nagu tegid kas siis kurvaks või etsid, nagu panid kriipima veidikene. Üks oli nagu see, et jätkuvalt kasutame sõna mittefunktsionaalne. Kallid arhitektid, on aeg aasta 2024, ärme enam ütle mittefunktsionaalne, sest see viitab nagu sellel, nagu tegu ei ole ärilise nõudega. Teil ei ole mitte ühtegi nõuet tarvis, mitte ühte ainsatki nõuet ei ole teil tarvis, mis on mittefunktsionaalne. Sellepärast, kui ta ei mõjuta teie äri, siis miks ta olema peab? Seda ei ole tarvis. Siis on see lihtsalt kellegi mingisugune eelistus, ma tahan, et koodi taust oleks mingi, ma ei tea, must, et idedel meie kasutame niimoodi. Ei, selliseid asju ei ole vaja, et kasutame nagu ristfunktsionaalne ja viime selle ärini välja. Äri peab aru saama, miks me teeme seda, miks on see nõue olemas. See ei ole see, et meie IT-poisid tahavad, et sellised asjad oleksid kaetud. See peab olema selge seos, välja kommunikeeritud, meil oli kommunikatsioon, käis siit läbi. Peab olema kommunikeeritud, miks meil selline nõue on olemas, siis suudab äri seda tähtsustada ja teab, et me ei saa siin teha kompromisse. Muidu öeldakse jällegi see, et see insener sealt talle see ei meeldinud. Ja teine asi oli see sama, kas see oli Ermiti näide vist see 30%, et me nüüd 30% tegeleme legacy'ga. Seda on hästi raske jällegi, kuidas võtta, prioriseerida igasuguses haldusalas, kui ta ei ole jällegi seotud mingisuguse äriga. Et see 30% on väga õige asi, aga see 30% võiks ka olla pandud selle ärilise teenuse keelde. Et mida see 30% annab nüüd sellele või teisele äriteenusele. Eks, et see oleks nagu arusaadav, sest kui läheb eelarvestamiseks, siis sellised asjad, mis on ebaselged, jäävad kuhugi B-listi, kuhugi alla. Me peame neid muid asju tegema. Ehe näide sellest, kui ma riigis töötasin, oli see, et me ju tegelesime sellega, et me vaatasime üle IT-majade prioriteete iga aasta. Ja siis oligi meil osad IT-majad, nimesid mainimata, tulid, näitasid nimekirja ja nendel oli 10 prioriteet ühte. Mis ei ole kindlasti ainus IT-maja, kellel see nii oli, nii et ärge tundke ennast välja tooduna, kes teab, kellega tegu oli. Aga 10 prioriteet ühte ja mu küsimus on alati see, et kui teil on 10 prioriteet ühte, mida see siis tähendab, kui mul on anda teile raha ainult 5 jaoks? Et kas see siis tähendab, et mitte ühtegi te siis ei tee? Sest need on kõik ju prioriteet ühed.
mis eeldab nagu seda, et nendel on samasugune sõltuvus, mis tähendab, et ei saa ühte teha, ei saa ühtegi teha. Eks. Et see on see teine täpselt samasugune koht, et see 30% väga hea, väga tore, et adresseerida legacy't ja taakvara, aga viia see ärikeelde, siis saab sellest aru, kust kohast see benefit on. Siin vahepeal on tulnud küsimusi ja esimese küsimuse ma võtaks alguses endal ja siis teie kõik võite minu vastu vaielda või teistmoodi arvamuse anda, et kas riik peaks kogu arendusvõimekuse koondama riigi IT-majadesse, et erasektorit hoopis vältida. Et ma võin aimata seda meeleolu, mis selle küsimuse taga on ja kindlasti on siin olnud ka selliseid pingeid viimasel ajal ju nii-öelda, kus ka erasektor on nagu selgelt tõstnud kriitikat riigi osas, et riik kasvab. Mina näen seda asja natuke nagu emotsioonivabamalt, et mulle tundub, et meil on taas nagu lihtsalt teatud nagu arengufaasid, et meil on olnud nagu väga jõuline kasv ja ma ütleks, et ega ma ilma erasektorita nii-öelda ju seda kasvu poleks teinud ja kui sa räägid ka erasektori esindajatega, siis nemad tunnevad samasugust nagu uhkust selle üle, mis nagu ära on tehtud. On kindlasti horror story'sid, on nagu edulugusid, on kõike selle teekonnal nagu igasuguse suurema asjaga, aga mis on nagu tegelikult ju nagu probleem või toimumas on see, et meil ongi see systems under management, see süsteemide arv, mida me haldame, on selline, et meil tahes-tahtmata meie fookus läheb rohkem selle asja haldamisele, rohkem platvormide peale ja tahes-tahtmata näeb seda, et nagu mingi võimekus peab sul seal tellimuse poole peal nagu säiluma. Aga see ei tähenda seda, et sa eraldi kasuta, küll aga tõenäoliselt järjest vähem on selliseid suure projektipõhiseid nagu initsiatiive, kus tehakse nullist uus süsteem, ja rohkem on seda, et sa tegelikult vaatad kogu seda loomaaeda, mis sul all on ja iga see järgmine nagu initsiatiiv on tegelikult selles vastavate muudatuse tegemine selleks, et mingi uus vajadus ära teha. Ja nüüd, kuidas välja mõelda seda, kuidas seda erasektoriga teha, seda on mingit toimemudeli muutust, on ju. Mina isiklikult leian, et kui me saame mingid teenused ka erasse välja anda, väga tore, see oleks nagu, siis me nagu räägime reaalselt mingisugusest nii-öelda outsource'itud erinevatel põhjustel, üks on nagu teadmised, teine on nagu raha, aga väga täiesti legitiimne põhjus on fookus. See, et sina ei pea sellega tegelema, kui sul on ikkagi nii palju asju, millega sa pead tegelema ja su võimekus on selline, siis sa pead hakkama kusagilt otsast seda lahendama lihtsalt. Aga ma arvan, et see on niisugune pidev tantsisklemine üksteise ümber, et ma kindlasti ei ole kuri erasektori suunas. No ei, sellel on vastus olemegi, tegelikult sul käis see sõna läbi, on see teenusele orienteeritus või teenusepõhine juhtimine. Kui te tegelikult teate, mis see teenuse enda kulud on ja mehitatus on, see tegelikult annab see võimaluse sealt outsource'ida. Probleem on siis, kui see üks teenus jagab mitut erinevat ressurssi, mis on väga tüüpiline meil riigis. Meil on üks arhitekt, 4 projekti või 4 teenust või 10 teenust, eks meil on neid asju kasvavalt. Et kui me selles maailmas navigeerime, siis on väga raske üldse midagi välja anda. Aga jah, et erasektor on siin hästi kriitiline olnud ajakirjanduses ja ongi seda toonud välja, et riik paisub ja võtab nagu leiva laualt ära, aga tegelikult siis ühe siis väga suure arendusettevõtte juhiga ma rääkisin, et äkki tuleb ikka natuke peeglisse ka vaadata, et ausõna mitte keegi meist ei taha tegelikult ju võtta asju sisse, mida saab hea hinna ja hea kvaliteediga väljast. Kui ma saan hea hinna ja hea kvaliteediga ja normaalse ajaga väljast selle teenuse, siis ma võtan selle loomulikult väljast. Aga kui kuskilt hakkab king pidevalt pigistama, siis ma pean ju hakkama leidma alternatiive, sest üleval poolt nõutakse mult tulemusi. Ja ei, ma jäin lihtsalt mõtlema, et siin käis mitu mõtet läbi, millele vastu peegeldada, et siit viimane, et väljast tellimuste tegemine ja see, et riigis IT-ametnikke või IT-arendajaid tuleb nii palju juurde, et tegelikult reaalsus on see, et kui sul on in-house arendus, siis on odavam, igatepidi. Lisaks see, et sul võib-olla ei ole see, et projekt saab läbi, inimesed lähevad ära ja siis sul on, kes nüüd haldab. Et sellepärast ma olen seda meelt, et võib-olla see ei ole halb lahendus ja teisalt, mis mul vestlustes siin 5 nädala või 4 nädalaga välja on tulnud, siis enamus riigi arhitekte kiruvad seda, et kui on mingi probleem, siis millegipärast see probleem on tulnud erasektori arendajatelt. On see siis kehv projekti juhtimine lõpuks olnud, et see arendus ei vasta nõuetele või mis iganes, et siin võib-olla sihuke kui erast tellimus teha, siis seda omaniku tunnet võib-olla nii palju sellele koodile ei ole.
mina pehmendaks seda sõnumit, et ma ütleks nagu niimoodi, et tõenäoliselt on nagu häid inimesi mõlemal poolel ja kui me vaatame ka numbreid, siis meil on jah, mingid IT-majad, kellel on nagu see fookus ise maja sees arendamisele. Sama palju teisi maju on nagu need, kes tegelevad juba täna nagu vahendusega ja niisuguse projektijuhtimisega. Ja tegelikult, kui me räägime selle inimeste kasvust, siis väga oluline sealt reeglina kasv on arhitektide, DevOpside, QA-de, ühesõnaga tegelikult sellise nagu tellimisvõimekuse pealt, et noh, ma nagu pigem näengi seda neutraalsemana, et sul on lihtsalt, sul on mingisugune fookus selles, kuidas sa haldad süsteemi ja arendad ja sul peab see võimekus endal olema ja ma arvan, et sinna jäävad alati ka need erasektori kasutamise võimalused ja eks see sihuke tantsisklemine üksteise ümber jääb meil samamoodi. Küsimus sulle, Oliver, et mis on need 3 asja, mille sa erast tulles kaasa võtad ja püüad riigis edasi suruda? Ohoh. Võib-olla üks asi, mida meil riigis nagu enam-vähem nagu isegi üritatakse nüüd teha, on see, et tiimil on kogu teenuse vastutus alates arendusest, lõpetades toodangu deployment'ini, et ei ole see, et ma nüüd arendasin funktsionaalsuse valmis, viskan üle aia opsile, ops teeb deployment, et tiim ise saab otsustada, millal ja kuna ta tahab seda asja funktsionaalsust toodangusse panna. Võib-olla jah, see oleks nagu üks peamistest asjadest. Teiste asjade osas, ma ei tea, ma ütleks, et mu kogemus selle 5 nädala jooksul ei tundu nii, et midagi nüüd oleks drastiliselt teistmoodi. Et pigem võib-olla tundub, et lihtsalt asjad nagu liiguvad natukene aeglasemalt, sest et sul on mingid kohustused bürokraatia osas, vormistamiste osas, et kui seda nagu õnnestuks kuidagi lahendada või minimeerida, et saaks seda asja nagu kiiremini kasutajale katsetamiseks, mitte et me ei oota nüüd, et meil teeme selle hanke, teeme nüüd selle toote valmis, siis lähme turule ja siis nagu, keegi ei tahagi kasutada. Et proovime nagu kohe, mõtleme selle MVP1 skoobi valmis, et mis see oleks nagu minimaalne asi, et see nii-öelda kliendi soov või siis minu kui kodaniku soov saaks täidetud ja siis hakkame sinna peale ehitama neid uusi ägedaid asju. Inglise keeles on minu lemmikütlus, et the greatest enemy of good enough is perfect. Just. Aga meil aeg tiksub armutult allapoole, ma küsiks taas ühe küsimuse kõigile, et sinu soov kuldkallale, mis aitab Eesti IKT sektori paremini toimivaks muuta, eelarved ja heade inimeste hulka ei saa muuta? Vastus sulle. Sa mainisid kvaliteet, aeg ja raha. Sa oled saanud 2 valida, muide. No sama hea. Sama hea. Aga ei, ma ütlen, sama asi, kuhu ma jäin sellel hetkel, kui ma riigist lahkusin. Et tegelikult ma tahaksin ikkagi näha seda, et meil on riigiülene arendusportfell ja teenuseportfell juhitud üle riigi. Näidatud välja andmepõhiselt üle riigi. See sama asi, mida, ma ei tea, kas oli ma ei leia meie algoritmi inimesi üles praegu, aga küsiti algoritmi podcastis minu käest, et kas mul on võimalik näidata, kui peaminister tuleb, et kas, mis on riigiga tähtsam arendus või teenus, mis puudutab IT-d, siis aus vastus on ei, ma ei saa näidata. Küsimus on, me oleme suur digiriik, miks meil ei ole olemas räägime andmepõhisusest. Et miks ei ole seda? Et see tegelikult on olemas võimalik teha, kui päriselt ettevõtte ja see ära teha. Et me saaksime päriselt peale vaadata ja üles leida läbi selle, et kas meil on veel neid olümpiavõitjate võimalik maksulahenduste süsteeme kuskil, mille võiks tegelikult kinni panna või mitte. Et ainult siis me saame selle teada, et seda ma tahaks näha, siis oleks äge. No ma sooviks siis, et homme oleks siis tõesti andmed ainult ühekordselt hoitavad ja küsitavad ja 90% bürokraatiast kaoks. Lubati just ju, et jälle 10 aastat tagasi lubati ka. Ma arvan, et mulle oleks, kuigi tundub, et sellega tegeletakse juba, on riigipilve teema, et see tundub sihuke hea võimalus IT-majadel võib-olla natuke unustada see infrastruktuuri osa, kellegi teise vastutada, et sa ei pea ise toimetama sellega, et sa saad kasutada riigipilve nii, nagu sa kasutaks mõnda avalikku pilve. Ma ei tea, ma jõudsin nüüd ise ka vastuse peale mõelda, et minu esimene asi oleks endiselt see, millest rääkis Risto, ehk sihuke teadmus, ühine teadmusruum, et see puudutab nii sellist nagu vaadet ja teadmist sellele, mis toimub, aga see puudutab ka see, millest Alvar rääkis, ehk see, kuidas me tegelikult teadlikud üldse oleme sellest, mis toimub ja kuidas me kogemusi jagame. Aga minu teine soov kuldkallakas oleks see, et meil oleks teadlik tellija.
tark tellija, tark tellija. tark tellija, see on puudu väga palju. Küsimusi tuli palju ja ma arvan, et need on nüüd sellised asjad, mida saab siis nagu nööbist kinni võtta vahepausidel veel ja küsida. Aga ma tänan teid kõiki, suur tänu siin mõtlemast kaasa ja siin teile kõigile kommi. Aitäh! No nii, oi, vabandust. Aitäh! No tänud!